Olen Juhan Pärnat, väliseestlane, sündisin Stockholmis ja tulin siia Eesti elama alles 5-6 aastat tagasi. Ja miks ma siis Pakri asjadega tegutsen? Asi on lihtsalt see, et Stockholmis, kus ma tantsisin selle Stockholmi Eesti Rahvatantsu ühingus, Kassari, seal olime nii koos, õppisin tundma kõik neid Pakri tantsijaid ja pillimehi, ma usun juba 30 aastat tagasi, sest meie mõlemad rühmad jagasime pillimehi ja tantsijaid üksteise vahel, nii et õppisime selle repertuaari ja saime selle rahvaga sõbraks. Peaks siis alustama sellest, et mina sattusin niimoodi pooljuhuslikult selle Pakri seltskonna juurde. Mul oli ema seal natukene seotud ja tuttavad ja need pakrilased, kes praeguseks veel on alles, nende enda lapsed on rootsistunud enamasti. See tähendab, et ei saa ütelda, et nad üldse ei huvitu Pakri kultuurist, aga suhteliselt vähe, et nad on täitsa riigi rootsistunud. Ja nendel vanameestel on just see mure, et nad sooviksid, et keegi seda nende pärimust edasi kannaks ja eriti, et kas oleks võimalik, et ka noored inimesed tantsiksid, sellepärast, et traditsiooniliselt on tants ja pillimäng olnud just nimelt noorte inimeste nagu pärusmaa. Ja sealt siis tuligi, et mind nagu kutsuti, et äkki hakkad leesikatega natuke üht-teist vaatama. Siia tulles lihtsalt esimese sabatantsu festivalil, mis peeti NO 99 teatris, oli meil siin ka Ende Lenngren ja Manfred Strickmann, kes mängisid ja siis äkki Endel hakkas rääkima nende vanadest tantsudest, et see pole mitte kõik sama, mis me seal rahvatantsurühmas tantsisime. Ja ta näitas seal, me istusime seal kohvikus ja mängis ja näitas, et kuidas teha ja äkki leidsime, et ai, et siin on midagi, mis tegelikult on kadumas. Käime selle ruttu läbi, meil on üks aega. Ja mulinaga siis ühesõnaga pärast seda peale on see ringiratast tantsimine. Ja tantsu lõpus oli visuaalse mulinaga ära. Siiani ma arvan on okei. Kuulame edasi. Ühesõnaga esimene see sisse tuleb, ilus footfooti samm, naeratus ja olete ilusad, on ju. Nii, siis teine pilt oli see koputamine ja herned. Ja vahepeal, kus mina ja Karolin peame enne oma mikrit sisse. Nagu päris, ma ütleks. Nagu iste on. Paaris on teibiti kinni. See on üks traditsioon, kus siuke laevapakett oli seal pidustuspäev selle laua kohal ja siis see nagu hea. Ja kust te saite üldse? See on Juhani oma. Ei tähendab, see ei ole Juhani oma, Juhan laenas. Nii, palun läheme tutvume platsiga ja paigutame teid ära. Ma alustasin siis, kui ma ise veel õppisin Lütsemis 11. klassis ja ma hakkasin tegema folkloorirühma algklasside õpilastega. 1 aasta tegin ja siis teisel aastal oli tantsupeo aasta
ja siis ma mõtlesin, et ühe rühmaga võiks proovida tantsupeole ka minna, ehk siis me liikusime selle folkloori poole pealt nagu selgemalt tantsu suunas. Ja tahtjaid oli nii palju, et me läksime tantsupeole hoopis 2 rühmaga. Ja ma olin ise siis veel 12. klassi õpilane, et tagantjärgi ma pean tunnistama, et üsna nagu siuke uhke tunne, et ise veel kooli õpilasena viisin 2 rühma tantsupeole. Ja pärast seda ma läksin ise koreograafiat õppima ja loogiline oli, et ma jätkasin leesikatega. Ja nii see asi on kasvanud, et sellest ühest folkloorirühmast, kus oli 15 last umbes, on meil praeguseks siis sisuliselt 6 rühma erinevas vanuses leesikaid. Väikseid on loomulikult väga palju rohkem ja eks see on paratamatu, et kui nad vanemaks saavad, et tekivad teised huvid ja neid jääb järjest vähemaks. Aga õnneks gümnaasiumis jälle tuleb tagasi see soov, et minu nimi on Kristiina Kapper ja teie ette on astumas Tallinna Prantsuse Lütseumi tantsurühm Leesikad, kes koostöös MTÜ-ga Kann Lurkne toob täna välja lavastuse Pakri saarte Mardi kombestikust. Minu kõrval on ennast sisse seadnud Pakri talupere 10. novembrikuul. Teie ees liigub aga tüdrukute voor talust tallu. Kõige ees läheb pillimees, siis tüdrukud, lisaks 3 mardisanti ja kotikandja. Mardisantide riietus sarnaneb üsna Eestis tuntuga. Ja santide ülesanne on nalja teha ja natukene lollitada. Ning nad on võrreldavad pulmarituaalist tuntud 3 härjaga, kes on alati vallalised noormehed ning kes samuti koos tantsivad, jõudu näitavad ja nalja teevad. Või meil tuleme kaugelt mere tagant. Meil on meremehele kiri ka. Kiri? Aha, no nii, aga astumis edasi. Ja mõtlesime, et no mis siis ikka nüüd ette võtta, et hakkame seda uurima, katsume siis päästa terve selle Pakri tantsutraditsiooni, nii selle pärimustantsud, need vanad, aga ka need rühmatantsud või need, ütleme, rahvatantsud või mis on seatud, sest et need on ka tähtsad ja neid on kaua, need on juba Eesti ajast tantsitud ja ei tohi need ka ära unustada, et hakkasime tegutsema selle mõttega, et teeme ühe kogumiku, et ühe õpetuse, et Eesti rahvatantsujuhid saaksid ka õpetada seda ja et see kaduma ei läheks. Kui me hakkasime uurima, me käisime arhiividest, otsisime nii arhiivid nii Eestis kui ka eriti Rootsis, katsusime intervjueerida, kohtuda vanade inimestega, kes selle vastu huvi tundis ja siis tundsime ja saime aru, et see ala oli palju suurem, kui me esialgu arvasime. Ja siiamaani oleme nagu pigem tegutsenud kogumisega, aga saime õnneks ka leesikatega, nii saime leesikad reele selles mõttes, et hakkame siis nendega neid ütleme, pärimustantse õppima, need vanad pulmarituaalid, kus tegelikult need ei ole nii ütleme, kindla vormiga, vaid seal on päris palju improvisatsiooni ja nii. Ja nii see asi arenes ja on nii tore siin neid asju edasi arendada. Selles vaimus jätkame. Nii, suur aitäh kõigile. Minu meelest läks väga hästi. Selle praeguste suurte rühmaga ma olen selles mõttes, kuna nendest osad on need, kes on käinud kas päris algusest peale või peaaegu algusest peale, siis nad on mulle hästi siuksed armsad ja meil nüüd kevadel tuleb 10. juubel ja kontsert ja pärast seda meil suur osa tantsijatest on ju praegu 12. klassis ja pärast seda nad lõpetavad. Aga ma arvan, et
kuna alt on nii palju tantsijaid tulemas, et siis läheb selles mõttes, ma arvan, see hoog edasi, et see on niisugune endal lihtsalt niisugune emotsionaalne, et esimesed tibud nagu saavad suureks ja lõpetavad ja lendavad pesast välja.